mis on see aine, mis kaitseb kõige tõhusamalt meie kopsa? See on D-vitamiin, nagu on tuvastanud Ameerika Ühendriikide arst doktor David Grimes. Ja see on pealegi niisugune vitamiin, millel ei ole lage, mis väga tõhusalt võitleb igasuguste haigustekitajate vastu, sest et D-vitamiin kontrollib meie immuunsussüsteemi. Ja mille kaudu? Selle kaudu, et ta kontrollib 5000 geeni, mis on otseselt seotud meie immuunsussüsteemiga. Ja teine aine, mis on väga tõhus, on C-vitamiin. Suurtes kogustes C-vitamiini kasutamine. Üks arst püüdis seda teha Saaremaal, ta vallandati. Just nimelt selle C-vitamiini pärast. Ja Eestis on nii targad arstid, kes on öelnud, C-vitamiinil ei ole mitte mingisugust mõju. Selle mõju on samasugune, kui vaadata täiskuud või olla kagutuule käes. Ja see on niisugune absurdne rumalus. 4. juunil 2024, siis nüüd suhteliselt hiljuti, ilmus ajalehes Postimees esimene positiivne artikkel C-vitamiini kohta, kus on siis öeldud, et ühesõnaga juba pealkirjas selgub, et C-vitamiin suudab tagasi hoida vähki. Ja see artikkel läks Maalehte ka, ma mäletan, see oli Maalehes ülevalt C-vitamiini kohta ja mingi poole tunniga võeti maha või mingi selline teema. Nii et kusagil karvane käsi sekkus. Tähendab, Eestis on niivõrd palju siiski veel olemas kuritegelikke jõude, kes ei mõistuse häält kuulda ei võta. C-vitamiini kohta on kirjutanud raamatu spetsialist Leevi, doktor Toomas Leevi, kes on aastakümneid uurinud ja kes leiab, et C-vitamiinil ei ole üldse lage ja võitles kõvasti ka oma selles raamatus, mis ka eesti keeles on ilmunud, selle müüdi vastu, et rohke C-vitamiini tarvitamine võib tekitada neerukive. Neerukive tekitab kaltsium, mis hulgub ringi hulkuv kaltsium, aga mitte C-vitamiin. Ja doktor Leevi lükkas selle vale täielikult ümber. Ja minu tuttavad rääkisid mulle hiljaaegu, siis kui ma nüüd Eestisse siia saabusin nädal tagasi, et hirmutatakse endiselt C-vitamiini eest neerukividega. Endiselt. Ometigi on teaduslikud tõendid olemas, need on avaldatud ka niisuguses ajakirjas nagu Nature, kus selgub, et see praktiliselt neutraliseerib iga mürgi. Ja kuna meie haigustekitajad on mürgid, sealhulgas näiteks kõikvõimalikud seened ja hallitused, peamiselt rohehallitus, aga musthallitus, mis on kõige ohtlikum, siis kui näiteks C-vitamiin suudab neutraliseerida maomürgi, üks 12-aastane tütarlaps sai salvata mürkmao käest Ameerika Ühendriikides ja see arst oli niivõrd intelligentne ja tark, et tal ei olnud vastu mürkis, ta andis tüdrukule C-vitamiini 12 grammi ja tüdruk oli järgmisel päeval terve. Ja et ühesõnaga, kui C-vitamiin suudab neutraliseerida maomürki, siis loomulikult ta suudab neutraliseerida kõiki haigustekitajaid. Küsimus on ainult koguses, suurtes kogustes. Ja võib vabalt tarvitada 30 grammi C-vitamiini. Selle mingisugust probleemi ei teki, kui ta on näiteks rasv, lahustuv ja nii edasi. Või siis D-vitamiini. Ja D-vitamiini tuleb sellisel juhul kasutada 30-40 000 rahvusvahelist ühikut, nagu mina teen. Ja ma ei olnud üldse haige, ei ole haige olnud, ma ei tea, mis asi see on. Ma ei tunne oma perearsti. Ma ei tea, mis tema nimi on isegi. Mul ei ole vaja olnud teda, sellepärast, et ma hoolitsen oma tervise eest ise. Ja ma rõhutangi siin, iga üks vastutab oma tervise eest ise. Arst ei saa seda teha.
Ükski arst ei vastuta meie tervise eest, vaid meie ise teeme seda, hoolitsedes oma keha eest. Ja sellele juhtis tähelepanu juba omal ajal nii arstina tegutsenud kui ka filosoofina silma paistnud mees Pythagoras 2500 aastat tagasi. Ta oli ka muusikateadlane ja nii edasi. Ja muidugi loomulikult ta sai eriti tuntuks matemaatikuna. Ja oligi olukord väga lihtne. Kui meie hoolitseme oma keha eest, nagu me näiteks hoolitseme oma auto eest ja auto vajab õli ja bensiini ja iga päev, siis peaksime ka meie arvestama sellega, et me annaksime oma kehale piisavalt mineraale, sellepärast et mineraalid on võti meie tervise juurde. Vitamiinid, mida me saame, nende aktiveerijaks on ju tavaliselt mineraalid. Ja kui meil mineraale napib ja neid tänapäeval napib, siis me jääme haigeks. Ja ma toon ainult ühe niisuguse näite, et kui keskaegse inimesed siin Põhja-Euroopas, Eestis ja Rootsis said 1600 milligrammi magneesiumi päevas oma toidust, mis tähendab, et mullad olid elujõulised, siis tänapäeval me saame oma toidust vaevalt 200 milligrammi, aga on hädasti tarvis 800 milligrammi selleks, et me tervena püsiksime. Aga põhjus on väga lihtne, mullad on kurnatud ja Eesti valitsus ei ole huvitatud üldse mitte muldade elujõu taastamisest ja seda on lihtne teha, kui näiteks kas või Šveitsist osta kivijahu, mis on täis mineraale ja seda raputada muldadele. Seda ei tehta, selle jaoks raha ei ole, mis näitab ainult üht. Praegune Eesti valitsus on rahvavaenulik. See valitsus sobib Brüsseli bürokraatidele ja sealsetele viguriväntadele, kes kogu aeg igasuguseid intriige kokku punuvad, aga see ei sobi väikestele rahvastele, sealhulgas Eesti rahvale ja see valitsuse praegune suund paistab olevat Eesti kraavi tõukamine, nii majanduslikult, kultuuriliselt kui ka nii edasi. Kultuur on sügavas kriisis. Võideldakse kõigi jõududega kujundlikkuse vastu, mis on kunsti ja kultuuri alus. Ja teiseks võideldakse tervise vastu. Juba see asjaolu, et valitsus keeldub abistamast põllumehi, et muldade elujõud taastuks. Ma puutusin Rootsis kokku ühe Eesti teadlasega, kes ütles, ta oli sunnitud Eestist ära tulema ja aitama Rootsis muldade elujõudu taastada, sest Eesti ei finantseeri seda. Eesti valitsus ei ole huvitatud oma rahva tervisest. Ja nõnda ma ei saagi teha mingit muud järeldust, kui tegu on rahvavaenuliku valitsusega, kes on ka võtmas ära suurte peredelt laste toetusi või vähendamas neid. See on minu arusaamine sellest asjast ja me peame siis ise leidma vahendeid enda aitamiseks. Me peame ise tegema kõik selleks, et end tervena hoida. Ja kui mina suutsin ennast tervena hoida selle niinimetatud pandeemia ajal, siis loomulikult suudavad ka teised seda teha. Suured kogused C-vitamiini, suured kogused D-vitamiini ja me ei jää haigeks ja mul oli mõnigi sõber, kes jäi haigeks, kes ei olnud nii hoolikas näiteks ka oma keha mürkidest puhastamisel. Ja seda saab teha näiteks Maaria Oakaga, mida Eestis igal pool apteekides ka on saada. Siis nad pöördusid minu poole, et mis siis nüüd saab? Mõtlesin, midagi ei saa. Nüüd tuleb hakata tarvitama suures koguses D-vitamiini ja C-vitamiini. Mõtlesime, sul ei ole ju midagi kaotada. Ei ole. Ja nad hakkasid seda tegema ja nad said mõne päeva jooksul tervise tagasi. See on fakt. Ja arstide propaganda väitel on see võimatu. Aga see on fakt.
ja nad on täie tervise juures, nad elavad praegu edasi, kusjuures üks nendest sattus surijate palatisse. Arstid olid ta maha kirjutanud juba ja olid talle hakanud manustama morfiini, mis viib lämbumiseni ja surmani. Ja ma ütlesin, et saada oma poeg linna, ma annan D-vitamiini, C-vitamiini kaasa talle ja võtta neid teatud koguses, lisaks muidugi puneõli, mis tapab igasugused haigusollused, midagi ei jäta alles. Ja 3 päeva pärast kirjutati ta haiglast välja ja arstid ei suutnud seda seika seletada. See oli seletamatu, sest nemad uskusid seda valepropagandat, mis aferistidelt tuli, poliitilistelt aferistidelt, et seda häda ei ole võimalik ravida.